Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 12. mai, õhtupoolik teisipäev ja võtame kokku mõned teemad, mis on läbi käinud siit kas parlamendist, Euroopa tasemel või ka natukene Eestis meedias kõlapinda saanud. Esiteks, täna siis oli meil koosolek, milleks oli siis monitoorimisgrupp, mis käsitleb siis mingite riikide teemasid. Kuna ma kuulun nii väliskomisjoni kui ka rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, siis Venemaa monitoorimisgrupil oli koosolek, väga palju inimesi seal küll ei osalenud, kuid teemaks oli siis kalastuspoliitika ehk et kui palju Euroopa Liidu liikmesriigid impordivad Venemaalt kala ja kas see on sanktsioonide all, see pole sanktsioonide all ja miks ei ole, nii et poliitilistel põhjustel siis see sanktsioonide all ei ole, kuna kalaturg siis on väga tundlik tarbijatele, et kui need läheksid sanktsioonide alla, siis ilmselgelt kalaproduktide hinnad turul tõuseksid Euroopa riikides ja tarbija peaks selle kinni maksma ja sellepärast ka riigid pole kokkuleppele jõudnud, et sanktsioonide alla seada näiteks kalatooteid. Nii et toimus selline koosolek, kus räägiti siis Euroopa Komisjoni esindajatega läbi, et umbes 15–20% toimub impordist Venemaalt Euroopa Liidu suunas, ülejäänud läheb Aasia turgudele, Hiinasse ja mujale. Nii et vaadati neid numbrid, et mis on sanktsioonide all ja mis ei ole sanktsioonide all. See on täna hommikusest koosolekust. Kuid muudest teemadest, mis on võib-olla veel päevakajalsemad ja rohkem ka Eestis uudisest läbi käinud. Esiteks, kui me kõnnime Tallinna tänavatel, siis on väga uhkesti visuaalselt näha reklaamikampaaniat, et kaitseme kõige tähtsamat vaba meediat, kaitseme kõige tähtsamat vaba teadust ja kaitseme kõige tähtsamat sõnavabadust. Tegemist on siis kampaaniaga, mille on tellinud Euroopa Komisjon, loomulikult sinu raha eest ehk maksumaksja raha eest. Seda on käsitlenud ka ERR ja ka mõned poliitikasaated nädalavahetusel juhtusin kuulma. Tegemist on siis kampaaniaga, mis toimub igas Euroopa Liidu liikmesriigis aprilli lõpust maikuu vältel, selleks, et rõhutada, mis on kõige tähtsam vaba meedia. Nüüd on küsimus see, kui palju see maksma läks, mis on selle eesmärk ja kas sellega mitte mingisugust mõtetki on. Maksma läks kogu Euroopa peale üle 30 miljoni euro. Eestis toimuv kampaania maksab umbes 300 000 eurot ja siis Euroopa Komisjon tahab rõhutada kõige olulisemaid baasväärtusi, vaba meedia, sõnavabadus ja vaba teadus. Siin on muidugi teatud reservatsioone mul isiklikult, kuna ma nagu ei tunneta, et oleks väga suurt muret sõnavabadusega. Mingil määral on aga Eesti kontekstis, küll aga Euroopas laiemalt on tõesti sõnavabadusega probleeme. Et kui me vaatame näiteks teatud juhtumeid ja kaasuseid, kus inimesed saavad kriminaalsüüdistuse selle eest, et nad tsiteerivad piiblit, siis meil on tõesti sõnavabadusega probleeme. Ma toon siin just esile möödunud aasta lõpus siis lõpliku kohtuvaidluse saanud Päivi Räsäneni juhtum, Soome parlamendi liige, kes tsiteeris piiblit ja rääkis sellest, miks homoseksuaalsus on patt, mida ta muideks ongi. Ja selle eest prokuratuur Soomes algatas kriminaaluurimise ja lõpuks inimene mõisteti süüdi vihakuriteos, kuna ta tsiteeris piiblit. Ja siin ongi küsimus, et kas inimesel peaks olema kaitstud sõnavabadusega õigus tsiteerida piiblit ja öelda, et homoseksuaalsus piibli kohaselt on patt, või me peaksime seda sõnavabadust siis piirama ja aktsepteerima, et ta enam seda öelda ei või, kuna võib-olla mõned inimesed ühiskonnas tunnevad ennast solvatuna, siis sõnavabaduse üks aluspõhimõtted ongi see, et on õigus ka solvata ja solvuda ja see ei ole veel kriminaalkuritegu, vaid see käib sõnavabaduse privileegiga kaasas. Ehk et kui üks inimene ütleb teisele, et sa oled paks, siis inimene võib küll solvuda, aga see ei ole kriminaalkuritegu, vaid vahel see objektiivselt võib ka tõsi olla ja inimesel pole mõtet ka solvuda, vaid võib-olla mõistlikum vaata üle oma toitumine ja minna trenni. Või kui ma ütlen ministri kohta, näiteks ütleme Jürgen Ligi kohta, et Jürgen Ligi on näiteks suhteliselt rumal ja ka valetab, siis see ei ole kriminaalkuritegu, vaid see on minu arvamus, minu õigus sõnavabadusele öelda, et rahandusminister on rumal idioot ja valetab. Et mul on selle õigus öelda. Ja kui ta tunneb ennast, et ma olen kuidagi tema au rikkunud, siis tal on võimalik tsiviilkohtumenetluse kaudu nõuda mingit hüvitist, et ma olen tema kuidagi väärikust rikkunud. Aga seda ta muidugi ei saa teha, sest et pole ka alust, sest et ta ju ongi seda.
nagu ma ennem ütlesin. Seega sõnavabadusega meil on päris probleeme, aga ma kardan, et Euroopa Komisjon vist seda silmas päris oma kampaaniaga ei pidanud, kui ta kulutab üle Euroopa üle 30 miljoni euro maksumaksja raha, et siis rääkida sõnavabadusest ja vabast meediast. Kui me räägime vabast meediast, siis meedia peabki olema vaba. Kuid peab ka tunnistama seda, kui meedia on poliitiliselt kallutatud. Kas või Eesti kontekstis ma pean jällegi mainima, et Eesti olukord tegelikult võrreldes osade muude riikidega ei ole tegelikult üldsegi halb. Et siiski kas või kui mina kirjutan arvamusloo, mis on väga valitsuskriitiline ja kritiseerib äärmusliberaale, siis need arvamuslood leiavad avaldamist ka Postimehes ja kas või Delfis, kuigi Delfi ise meediamajana on väga selgelt vasakliberaalne. Iga inimene, kes oskab lugeda funktsionaalselt, saab ju aru, et Delfi juhtkirjad näiteks on selgelt vasakliberaalsed. Siin pole küsimuski, see toimetus on vasakliberaalne. Samas jällegi Postimehe toimetus juhtkirjad on selgelt nagu ratsionaalsemad, selge mõistuslikumad, arukamad ja seal on ka selge meelsus olemas, et nad ei toeta näiteks praegust Eesti valitsust. Seega rääkida jällegi poliitiliselt neutraalsest meediast on võib-olla üleliigne, et seda tegelikult ei eksisteeri, aga parem ongi see, kui lugejad ja avalikkus saavad selgelt aru, et millise poliitilise meelsusega mingisugune meediamaja on või väljaanne. See on täiesti adekvaatne. Aga ma ei näe nagu põhjust, miks peaks kulutama üle 30 miljoni euro propagandale, kui tegelikult seda sisulist asja, milleks ongi vaba meedia või sõnavabadust, tegelikult ei kaitsta. Et ma ei ole näinud, et Euroopa Komisjon oleks algatanud rikkumismenetluse Soome suhtes, kes parlamendi liikmes mõistab süüdi kriminaalkorras, kuna ta tsiteeris piiblit. Ma ei ole seda kahjuks näinud. Kui me räägime kas või vabast teadusest, siis kõigil meil tuleb meelde muidugi COVID-i periood, kus öeldi, et kui sa nüüd ennast kiiresti vaktsineeri, siis sa oled põhimõtteliselt kurjategija, kes tahab tappa oma vanaema ja vanaisa ja kogu ühiskonna põhimõtteliselt saata kalmistule. Kuigi tegelikult me teame, et vaba teadusega polnud seal mitte mingit pistmist, kuna inimesed olidki väga skeptilised, kui neile surutakse vägisi sunniviisiliselt peale mingit uut ravimit, mis tegelikult pole läbinud veel katsetamisfaase, on täiesti uue tehnoloogiga ja siis ilmselt on skeptiline, et ta ei taha endale sisse süstida midagi, mida ei ole piisavalt läbi testitud ja pole nähtud veel kõrvaltoimeid ja kõrvalefekte. Et seal tekibki inimestel kahtlus siis vabas teaduses ja hakatakse otsima hoopis vastuseid kas ChatGPT-ga või kuskilt Facebooki gruppidest, kus saadakse hoopis teisest äärmusest mingit infot, kus räägitakse, et illuminaadid ja kes kõik veel tegelikult tahavad inimesi ära tappa. Nii et vaba teadus on ülimalt oluline, seda tulebki kaitsta, aga samas ei tohi kasutada vaba teaduse sildi all ära mingisugust poliitilist agendat, et siis ühiskonda lukku panna ja hakata ähvardama, et kui te nüüd kiiresti ei ole sellega nõus, olete siin kõik teaduse eitajad, olete vandenõuteoreetikud ja te enam ei või minna hommikul tööle, te ei või minna kohvikusse, sest et olete muidu ohuks ühiskonnale. Nii et see on selline väga vastuoluline kampaania minu arvates ja mis veel kõige hullemaks teeb selle asja, on see, et Euroopa Liit kui selline manageerib nende rahadega, mida maksavad liikmesriigid oma osamaksetena Euroopa Liidu üldeelarvesse, et seda siis ümber jagada, kas põllumajandustoetusteks, õpirändeks tudengitele Euroopa riikide vahel, regionaalseteks arenguprojektideks, teede ehituseks, muidugi ka, ka selgelt ideoloogilisteks projektideks, milleks on, võrdsus, sallivus ja vendlus, rohepööre, kõik see. Aga see tuleb liikmesriikide maksetest, mis on maksumaksjate poolt maksud oma liikmesriigi eelarvesse. Eestis maksuamet korjab maksud kokku, tulumaksu, käibemaksu, automaksu. Automaks küll järgmine aasta kaob, sest kui inimestel on vähegi oidu peas Eestis, nad valivad võimule normaalse valitsuse, kes kaotab ära eraomandi maksustamise automaksu näol. Aga praegu maksuamet korjab need maksud kokku ja siis maksab teatud protsendi Eesti osa Euroopa Liidu üldeelarvesse. Ja nüüd Euroopa Komisjon jagab seda raha ümber. Ja osa sellest rahast lükkab ta hoopis üle euroopalisse propagandamasinasse selleks, et teha endale sobivat propagandat meie endi maksumaksjate raha eest. No ei kõla just kõige mõistlikuma maksumaksja raha kulutamise viisina. Eriti praegusel ajal, kus Euroopa majandus on kollapsis energeetikapoliitika pärast,
me räägime ikkagi sellest, et meie vahe Ameerika Ühendriikide majandusega on kasvanud mitmekordseks viimase 20 aasta jooksul ja nüüd üle 30 miljoni euro kütta kuskile propagandasse, et rääkida vabast meediast ja vabast teadusest ja sõnavabasest, andke andeks, aga see ongi klassikaline Brüsseli bürokraatide mõtlemismall, mille tõttu kannatab tegelikult kogu Euroopa majandus ja inimeste suhtumine Euroopa Liitu. Nii palju sellest teemast. Teine teema, mis puudutab jällegi ka natuke esimest teemat, millega ma alustasin seoses sanktsioonidega Venemaale. Tõenäoliselt kas homme, ülehomme või mingi päev peaks ilmuma Eesti Ekspressis artikkel sellest, et miks ei ole sanktsioonide alla pandud ühte toodet, milleks on alumiiniumoksiid. Alumiiniumoksiid, mida eksporditakse massiliselt Venemaale ja seal ta siis töödeldakse, rafineeritakse ümber alumiiniumiks ja alumiinium läheb omakorda sõjatööstusesse ehk et kuidas läbi ühe suure ettevõtte, mis asub Iirimaal, hoitakse üleval suuresti Venemaa sõjatööstust. Seda teemat on käsitlenud minu arust Eesti Ekspress ka viimasel paaril kuul mõned korrad. Just paar kuud tagasi oli artikkel sellest, kuidas üks Eesti ettevõtja, Eesti laevandusettevõtja siis osutab teenust, et oma laevadega vedada Iirimaalt seda alumiiniumoksiidi Venemaale. No see artikkel oli selline suhteliselt nagu halvustav selle ettevõtja suhtes, et kuidas ta aitab tegelikult toita Venemaa sõjatööstust. Moraalselt ma saan sellest ettevõtjast täiesti aru, kuid jällegi juriidiliselt, kuna see toode ei ole sanktsioonide all, siis seda on legaalne eksportida ja Eesti ettevõtja lihtsalt teenib selle pealt raha. Täpselt nagu teenis Kaja Kallase abikaasa Venemaa äride pealt, mis oli veelgi ebamoraalsem tegelikult, kuna inimene oli peaminister, kelle abikaasa ajas Venemaaga äri sõja ajal. Peaminister ise oli andnud üle 400 000 euro laenu abikaasa firmale ja siiamaani pole Eesti meedia tõsiselt küsinud, et kust tuli see üle 400 000 euro laenu, et anda investeeringuks oma abikaasa ettevõttele, mille eesmärk on ju investeeringult saada kasumit. Ehk et saada kasumit Venemaa äridest selle 400 000 eurose laenu pealt, mille tausta me ei tea. Ja ma võin teile kinnitada, et isegi Euroopa Parlamendi liikmena ei teeni nii palju, et sukasäärest võtta lihtsalt üle 400 000 euri ja anda investeeringuks kuskile abikaasa firmasse, et ajada Venemaal äri. Seega, kus see raha pärines? Ja teine asi on see, et kui peaminister ise räägib Eesti ettevõtjatele, et on ebamoraalne ajada Venemaal äri, mida see ongi ebamoraalne, kuid samala ise teeb vastupidi, et rikastuda oma perekonnaga, siis see on üks kõige jälgim asi üldse, mis olla saab ja premeeritakse lõpuks sellega, et tema siis justkui juhib Euroopa Liidu välispoliitikat. No anna jumala armu. Aga see siis Eesti ettevõtja, kes osutab laevateenust alumiiniumoksiidile, et seda eksportida Iirimaalt Venemaale, Sankt-Peterburi sadamasse, oli ka Eesti Ekspressi artiklis mainitud ja nüüd siis mõned päevad tagasi tuli Eesti Ekspressi ajakirjanikul ka küsimus Eesti esindajatele Euroopa Parlamendis, et mis on meie seisukohad, kas see alumiiniumoksiid peaks minema sanktsioonide alla, et seda ei oleks võimalik Iirimaa tehasest eksportida Venemaale või see ei peaks minema. Ma ka siis vastasin täna hommikul sellele kirjale, et jah, minu isikliku arvamuse kohaselt see peaks minema sanktsioonide alla, kuna see on üks oluline komponent Venemaa sõjatööstuses, aga kui ma oleksin Iirimaa, Saksamaa või Prantsusmaa esindaja, siis tõenäoliselt see seisukoht oleks veidi teine, kuna see sama ettevõte Iirimaal toodab umbes 30% Euroopa Liidus vaja minevast alumiiniumist, mis omakorda läheb eriti autotööstusesse, lennukitööstusesse ja kosmosetööstusesse, siis ma arvan, et Saksamaa parlamendi liikmed ei ole väga huvitatud sellest, et alumiiniumile ligipääs Euroopa turul või ka Saksamaa turul aheneb, saab olema rohkem piiratud, mille tõttu hind tõuseb, mille tõttu tõuseb ka mingi protsendi võrra lõplikult autode hind turul, ehk et see auto ostja peab rohkem maksma selle eest. Samuti pole tõenäoliselt huvitatud Prantsusmaa lennukitööstus, et lennukite oma hind alumiiniumi hinna tõusu tõttu läheb kõrgemaks, mille tõttu tegelikult tõusevad lennukipileti hinnad, tõuseb kaubandushinnad, transpordihinnad ja pole ka Prantsusmaa kosmosetööstus, kes toodab rakette, ei ole huvitatud sellest, et alumiiniumi hinnad tõusevad. Seega sõltub perspektiivist, millises olukorras me seda asja hindame ja ilmselgelt pole huvitatud sellest Iirimaa, kes teenib selle pealt tohutuid summasid, et nad ekspordivad alumiiniumoksiidi Venemaale.
ebamoraalne on see, Eestil oma autotööstust pole, meil pole ka lennukitööstust ja meil pole ka kosmosetööstust, mis tähendab, et Eesti esindajana on mul suhteliselt lihtne toetada selle sanktsioonide alla panekut, kui ma oleksin aga mõne teise riigi esindaja, kellel on väga tugev autotööstus ja lennukitööstus, siis tõenäoliselt oleks see problemaatiline. Nii see elu lihtsalt on. Aga vaatame, mis see artikkel ennast kujutab lõpuks, mis välja tuleb selle Eesti Ekspressis. Igastahes minu seisukoht või vastuse mõte oli selles, et ma ei saa seda asja vaata mustvalgelt, vaid see ongi väga selline halli alaga keerulisem küsimus. Kõige lihtsam on öelda, et jah või ei, olen poolt, aga tegelikult me saame aru sellest, et Euroopa Liit koosneb 27 liikmesriigist, mille majandused on väga erinevad, meie tööturg on erinev, meie tööstused on erinevad ja meil kõigil on oma enda eraldi isiklikud huvid. Seega, mis sellest saab, ma pigem, kui ma peaksin ennustama, siis ma arvan, et see sanktsioonid alla ei lähe, kuna 30% osakaalu Euroopa Liidu majandusest ühe firma kaudu on tohutult suur kogus. Pigem on probleem selles, et kuidas on võimalik üldse olnud, et Euroopa Liidu tööstus, alumiiniumitööstus, millest sõltub autotööstus, lennukitööstus, kosmosetööstus, et kuidas see on üldse kujunud nõnda, et ollakse niivõrd sõltuvad ainult ühest ettevõttest Iirimaal, see on omaette probleem, aga seda üleöö ei muuda, küll aga peaks olema muidugi majandusstrateegia see, et see peab olema rohkem hajutatud ja ei saa olla sõltuvuses ainult ühest firmast, mille emafirmaks kusjuures on Venemaa ettevõte. Ehk et täna ütleme Saksamaa autotööstus suuresti sõltub Iirimaal asuvast ettevõttest, mille emafirmaks on hoopis Venemaa ettevõte. Suhteliselt skisofreeniline olukord, olgem ausad. Igastahes nii palju sellest nädalast siin Euroopa Parlamendis ja mõndadest teemadest. Nüüd lähipäevadel reedest pühapäevani on toimumas Türil taas igakevadine suur lillelaat, kus on väljas ka loomulikult Euroopa konservatiivide ja reformistide telk ja ka Eesti Keskerakond. Olen ka ise igal päeval olemas, kas just nüüd hommikust õhtuni, seda tõenäoliselt mitte, kuid päevasel ajal ikkagi suurem osa ajast ma olen seal olemas, nii et astuge kindlasti meie telkidest läbi, saame rääkida, saate küsida küsimusi, kui midagi hingel vaevab. Ja juba järgmisel nädalal, esmaspäevast neljapäevani toimuvad meil taas Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungid. Ja järgmine nädala ülevaade tulebki juba täiskogu istungitelt kõikide debati ja hääletuste ülevaadetega. Olge terved ja tublid, taas kohtumiseni ning vähem kui 10 kuu pärast on Riigikogu valimised 7. märtsil 2027, kus valides Eesti Keskerakonna, võite olla kindlad, et Eesti saab taas normaalse juhtimise.